Iraani režiim üritas maailma majandus pantvangi võtta, kuid USA pani nad selle eest kallilt maksma. Meeleheitlikult püüdes peatada lakkamatut Ameerika pommitamist, läks Iraani täiesti killustunud sõjavägi oma pead tegutsema, rünnates vanu naftatankereid Hormuzi väinas, et vallandada ülemaailmne energiakriis. Kuid väljapressimine pöördus neile hävitavalt vastu. Hävitava kättemaksuaktina teatas president Trump just Iraani mereväe süstemaatilisest hävitamisest, kinnitades, et USA väed on õhkinud nende mereväe peakorteri ja saatnud 9 hiiglaslikku sõjalaeva otse ookeani põhja. Kui Teherani juhtkond püüab ellu jääda, jahib USA sõjavägi aktiivselt ülejäänud Iraani laevastikku. Iraani merelise jõu täielik hävitamine toimub reaalajas. Ja meie lugu algab suurest veast, mille Iraan tegi Hormuzi väinas. Hormuzi väin on maailma üks olulisemaid kitsaskohti. Seepärast on see nii tähtis. Nagu mainisin, liigub iga päev umbes 1/5 maailma naftast selle kitsa veetee kaudu. Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Kuveit, Katar ja Iraan saavad oma naftat turule viia vaid selle väina kaudu. See ongi põhjus, miks see on Iraani trumbikaart. Nad on aastakümneid ähvardanud väina sulgeda ja nüüd proovivad seda lõpuks teha. 28. veebruari varahommikul teatas Iraan väina sulgemisest kõigile laevadele. Protsess seisnes vaid raadiosõnumi saatmises, millega kästi laevadel ümber pöörata. Kas see toimis? Mitte eriti. Ilsed satelliidi andmed näitasid, et liiklus jätkus, laevad läbisid kitsaskohta ning raadiosõnum ei mõjutanud olukorda. Seejärel eskaleeris Iraan olukorra. Kui laevad ei peatunud vabatahtlikult, taheti neid sundida. Täna ründas Iraan tankerit Skylight Omaani lähedal vigastades 4 meremeest. See rünnak mõjutab tõesti väina liiklust. Siin on rohkem üksikasju. 20% maailma kaubandusest ja 80% Iraani naftast liigub Aasiasse ja Hiinasse. Hiina tunneb siin huvi. Mul on üks geostrateegiline küsimus. Venemaa ja Hiina, mõlemad väga vaiksed. Nad on Iraani strateegilised partnerid. See ütleb palju. Ja me ootaksime, et kui naftaturud avanevad, siis nafta hind tõuseb, ma arvan, üsna märkimisväärselt. Eks näis, OPEC kohtus täna, nad teatasid, et kavatsevad tootmist suurendada. Mõtle eskalatsiooni ülekaalule sellises konfliktis. Kui Iraan tegutseb Hormuzi väinas, nagu ähvardasid, sihtisid nad täna naftatankereid. USA õhujõududel on siin eskalatsiooni ülekaal. Me võime sihtida Iraani ükskõik, kus soovime. Nii et Iraan peab sellega arvestama, kui Iraani juhid üldse strateegiliselt mõtlevad. Nad paistavad lihtsalt oma rakette, tulistavad ilma strateegilise plaanita. Ja see näitab tõelist segadust nende käsuahelas. Jah, võib-olla on see kõigi kõrvaldatud juhtide tulemus. Nad lihtsalt tegutsevad eelnevalt antud volituste alusel. Aga jällegi 20% maailma toornaftast ja 20% maailma vedelgaasist liigub otse läbi selle väina. Liiklus on vähenenud umbes 50-70%, nagu Brett mainis, rünnati siin ka üht laeva. Maersk teatas, et nad lõpetavad liikumise siit kaudu ja samuti läbi hutide varem häiritud väina. Nad on samuti Iraani käsilased. Nii et me näeme mõju, kui tõenäoliselt on see lühiajaline mõju. See ei jää püsima, välja arvatud juhul, kui toimub tõesti märkimisväärne eskalatsioon. Näiteks Hormuzi väina miinide paigaldamine, mille puhastamine mingil põhjusel võtab tavapärasest kauem aega. Selle rünnaku juures on huvitav, et sihtmärk näitab palju Iraani meeleheidet. Rünnatud laev Skylight polnud tanker, mis oleks väinast läbi sõitnud. See oli Omaani ranniku lähedal ankrus üle nädala ja siin on asja konks. See leiv on Ameerika Ühendriikide mustas nimekirjas, sest aitas Iraanil sanktsioonidest kõrvale hiilida, mis tähendab, et see oli ilmselt Iraani alus ja Iraan ründas seda lihtsalt paanika tekitamiseks. Praegu ei soovinud nad konflikti eskaleerida, rünnates välisriikide laevu Hormuzi väinas, mistõttu otsustasid rünnata omaenda laeva. Kahjuks paistab, et nende strateegia võib töötada. Iraani botid levitasid seda sotsiaalmeedias kui 3. maailmasõja algust. Naftakriis tõi ootamatu olukorra. Ja sellepärast teatasid paljud sotsiaalmeediaplatvormid nagu Twitter ja selgitasid, kui palju rünnakuid nad Iraani botidelt saavad.
Sama asi toimub ka siin YouTube'is. Iraani botid üritavad alla hääletada kõiki videoid, mis tõde levitavad. Kui te saaksite meid aidata, siis vajutage allpool meeldib ja telli nuppu. See mõjutab algoritmi tõesti palju. Nüüd vaatame, kuidas see Iraani strateegia päriselus toimib. Kuigi rünnak paistab lavastatud, reageerib laevandustööstus täpselt Iraani ootustele. Maersk, üks maailma suurimaid laevandusettevõtteid, on peatanud kõik laevad, mis läbivad Hormuzi väina. Kindlustusfirmad tühistavad poliise või tõstavad hindu oluliselt. Ühe reisi kindlustamise hind tõusis $250,000 $375,000. See on 50% tõus üleöö, mis tähendab, et 100 tankerid ootavad nüüd väina lõunaosas juhiseid. Ettevõtted otsustavad, kas risk tasub end ära. Isegi kui Iraan ei ründa iga laeva või õigupoolest ühtegi laeva, jääb mõju samaks. Laevad kardavad, kindlustus on kallis ja naftavool aeglustub. Siin on rohkem üksikasju. Tuume ühe näite. Siin on Hormuzi väin. See on väga hea näide sellest, kuidas Iraan saab avaldada mõju palju kaugemale. Lähis-Ida riigid lõunas, vasakul Pärsia ja Omaani laht, kitsaim koht 24 miili lai. See on oluline, sest näed üle. Enamik laevu ja naftatankereid võivad olla kuni 0,5 kilomeetrit pikad, mistõttu on meid lihtne sihtida. Need liiguvad umbes 12 sõlme, mis on hea jooksutempo. Ja praegu on need paigal. Miks need paigal on? Iraan korraldas enne sõda palju tuleõppusi. Nüüd on ainult hutid, viimane haales. Hamas on suures osas piiratud ja Hezbollah ei paista tegutsevat. Seal aktiivsed hutid saavad välja lasta droone, rakette ja muud. Jah, laevandus, sest seal on miljonite naelte eest naftat ja ükski kindlustus ei kata seda. Seetõttu ongi blokaad tekkimas. Sealt liigub 20% maailma gaasist ja 25% naftast. Millal see leeveneb? Iraan ei pea seda tingimata kontrollima, juba ähvardus peatab liikluse. Seda graafik näitabki. Ja sa näed, kuidas nad kõik justkui seisavad seal reas. Me riskime siia tulla. Suur asi siin on see, et see on kitsas koht. Siin on palju liiklust, aga see on traditsiooniliselt olnud üks selle piirkonna peamisi kitsaskohti. See on alati olnud probleem, mistõttu Iraan kontrollib seda piirkonda tugevalt. Täna õhtul selgub naftaturgude avanemisel, kuidas see mõjutab nafta hinda. Kuid Bloomberg ennustab, et äärmuslikus stsenaariumis võivad hinnad tõusta kuni $108 barreli kohta. See oleks järsk tõus võrreldes sõjaeelse tasemega, mil nafta hind oli umbes $60 barreli kohta. Siin tuleb rääkida Araabia riikidest, eriti neist, kelle majandus sõltub Hormuzi väinast, mis on Iraani sõnum Araabia riikidele, keda ta ründab otse või kaudselt. Need riigid majutavad Ameerika baase, kuid ei osale sõjas. Mitmed riigid on avalikult öelnud, et ei luba USA'l kasutada oma baase ega õhuruumi Iraani ründamiseks. Iraan on jätkuvalt rünnanud neid riike ja tsiviilisikuid. Nii kommenteerib seda Iraani välisminister. Kuulake. Seega tahaksin veel kord rõhutada, et sellel pole mingit pistmist meie vendadega selles piirkonnas. Olen suhelnud kõigi kolleegide ja ametikaaslastega piirkonnas ning neile meie seisukohta selgitanud. Muidugi me teame, mis on nende seisukoht. Nad ei ole rahul. Mõned neist on isegi vihased. Mõned neist püüavad seda mõista. Soovin, et nad mõistaksid, mis piirkonnas toimub. See ei ole meie süü. See ei ole meie valik. Selle sõja surusid meile peale Ameerika Ühendriigid ja Iisrael. Kui nad on vihased, peaks viha olema suunatud Iisraeli ja USA vastu, mitte meid survestama sõda lõpetama. Nad peaksid survestama teist poolt, sest meie pole seda sõda alustanud ega valinud. See on nende valitud sõda. Seetõttu vastutavad nad kõige siin toimuva eest. Ja ma loodan, et meie vennad selles piirkonnas pöörduvad ameeriklaste ja iisraellaste poole, kui neil on kaebusi. Tema sõnul pole see Iraani valik, kuna USA baasid asuvad välismaal ja Iraan ei saa USA'd otse rünnata. Seetõttu sihivad nad Ameerika baase.
Iraan soovib, et riigid süüdistaksid Ameerikat, mitte teda. See põhjustab tagasilöögi, sest riigid on tüdinenud. Enamik Iraani rakette ja droone ei taba USA baase, vaid Dubai lennujaamu. Need tabavad kortereid ja hotelle Saudi Araabias ja Dohas, põhjustades tsiviilisikute hukkumist ja majanduslikku kahju, kuigi nad sõjas ei osale ega soovi sellega seotud olla. Iraan ähvardab nende eksporti, rünnates veeteed, millest need riigid sõltuvad. Aga siin on selle intervjuu kõige murettekitavam asi. Välisminister avaldas avalikult kogu maailmale, et Iraanis valitseb kaos. Ja ma ei mõtle seda ainult otseses mõttes. Ta väidab, et Iraani poliitiline juhtkond on kaotanud sõjaväe üle kontrolli ning see oli kavandatud. Iraan teadis mõrvadest ette. Nii et nad andsid sisuliselt kogu võimu sõjaväeüksustele. Nii et Iraani sõjaväes on lihtsalt suvalised inimesed, kes otsustavad, mida rünnata ja mida mitte rünnata. Ja selle tõttu viivad nad läbi rünnakuid ilma koordineerimata. Selle tulemuseks on täielik kaos. Siin on tõestus. Selle sõja esimesed 24 tundi ei rünnanud Iraan Omaani. Miks? Omaani välisminister oli võtmetähtsusega vahendaja USA ja Iraani eelmisel nädalal toimunud läbirääkimistel. Omaan pingutas kõvasti ja ma mõtlen väga kõvasti rahumeelse kokkuleppe nimel. Nad on kogu protsessi jooksul Iraani toetanud, mis tõttu paistis, et Iraan jätab nad puutumata, kuid nii see pole. Täna ründavad Iraani droonid ja raketid Omaani. Selle eest vabandab välisminister avalikult. Kuulake. Risk võib tõesti olla, olen, nagu ütlesin, kõigiga neist ühenduses olnud, eriti Katari ja Omaani välisministritega. Selgitasin neile, et Omaanis juhtunu polnud meie valik. Oleme juba andnud oma relvajõududele korralduse olla sihtmärkide valimisel ettevaatlikud. Tegelikult meie sõjaväeüksused on nüüd tegelikult iseseisvad ja mingil määral isoleeritud. Ja nad tegutsevad juhiste järgi. Üldiste juhiste alusel, mis neile eelnevalt anti. Ta vabandab, kuna tema sõjavägi ründas riiki, mida Iraan kaitses. Ja seda ilma loata. See pole strateegia. See režiim on kaotanud kontrolli oma jõudude üle. USA ei jää passiivseks ja ei vaata toimuvat pealt. USA valmistub Iraani mereväge hävitama. Eile selgus satelliidipiltidelt, et Iraani fregatt põles mereväebaasis USA ja Iisraeli droonirünnaku tõttu. President Trump jagas täna rohkem üksikasju ja tegi avalduse. Mind teavitati just, et oleme hävitanud ja uputanud 9 Iraani sõjalaeva, sealhulgas mõned suuremad ja tähtsamad. Võtame ette ka ülejäänud ja varsti on need merepõhjas. Teises rünnakus hävitasime suure osa nende mereväe peakorterist. Muidu aga läheb nende mereväel väga hästi.